Hommikust. Pole mingi 3 kuud näinud. Ma olen kogu aeg üritanud, mul on kogu aeg olnud plaan, et ma alustan uuesti ja siis iga kord, kui ma olen tahtnud uuesti alustada, siis jälle on midagi. Me siis lõpetasime viimati teiega Kanaaridel, mis oli märtsis või? Ja kui me sealt tagasi tulime, siis mul oli päris hea mojo sees tegelikult filmisega. Ja siis me jäime kõik siin kordamööda haigeks, nagu minu meelest terve see viimane pool aasta on olnud. Ma olen kuidagi väga palju näinud, et inimesed on haiged. Ma ei mäletanud, et kevad on nagu see põhihaiguste aeg, et ikka suke tunne, et sügis on. Ja tõesti oli nii, et mina olin autis, Nils oli autis, lapsed olid kordamööda autis, nad said terveks, siis nad olid jälle kohe uuesti autis mingi muu asjaga. Et see oli lihtsalt nagu... Ma ei tea, mis asi see oli crazy. Ja siis me tegelesime lihtsalt mingi intensiivse raviprogrammiga, sest et meil oli juba hästi ammu planeeritud aprillikuus ka reis siis minu emaga. Me käisime Türgis lastega ja peale seda, kui me tulime tagasi, siis kohe järgmine päev ma pidin sõitma Soome, sest et oli Lotta 25. sünnipäev, nii et on olnud siuke hästi intensiivne, toredate ja keeruliste asjade segu siin viimasel ajal. Siin viimased paar kuud. Ja nüüd on käes, ma tahtsin öelda siuke rahulikum, mõnusam nädal, et saame nagu tagasi sellesse filmimise rütmi vaikselt tulla, aga tegelikult on see, et Nils on see nädal meil 3 päeva ära Saksamaal, mis tähendab seda, et ma olen lastega üksi ja vaatame siis, kuidas meil siin sellega läheb. Selle nädala suur plaan on see, et kuna algas uus kuu, siis alustadagi kohe esmaspäeva jälle selle megamotiga. Mul on need mingid megamoti esmaspäevad, kui algavad uue nädalaga, uue kuuga. Teha ära toidupoe tellimus, täna on lastega koos mul vaja trenni sõita. Ja üldse välja planeerida selle kuu siis sellised töisemad tegevused ehk siis sotsiaalmeedia projektid. Aga praegu ühesõnaga me alustame emaga siin vaikselt oma hommikut. Meil on siin nüüd, kui ilmad on nagu normaalsemaks läinud, ütleme siis seda, et kui lumi on nagu ära läinud, aga ilmad tegelikult normaalsemaks väga ei ole läinud. Ikka on suhteliselt jahedad. See on nii imelik, sest ma tavaliselt hakkan juba mingi märtsikuus ootama, et no nii, kevad tuleb, 15 kraadi, let's go. Aga ikka on mingi täiesti lamp ja jahe ilm. Aga hommikud on meil tavaliselt siin niimoodi, et mina joon oma kohvi ära, minu elueliksiir, ma lihtsalt nagu inimesed, kes ei joo kohvi. Mida te joote hommikuti? Kuidas te seda teete? Ma joon kohvi ära ja emmale teen hommikusöögi ka ära ja siis ma arvan, me lähme käime väiksel jooksuringil. See on nii mõnus, kui saab kohe hommikul tehtud sellise natukene aktiivsema liigutuse, sest kui ma nüüd olen siin lastega üksi, siis on mul see aeg hästi limiteeritud ja keeruline, et neid oma trenne siia sisse niimoodi libistada. Ja siis peale seda alles asun oma hommikusöögi kallal, et ma tavaliselt nii vara hommikul ei suuda süüa niikuinii. Mul oleks teile nii palju asju rääkida, aga ma räägin need mingi järgmistel hetkedel, muidu ma mingi 10 minutit järjest jäpin siin diivani peal oma kohvi kõrvale. Alustame selle uue nädalaga, alustame selle uue kuuga. Ma loodan, et teil kõigil on see kevad läinud tervemalt ja positiivsemalt kui meil siin nende haiguste raames. Ja suvi juba vaikselt ilmutab ennast õues on, vaatan praegu juba kõik hakkab roheliseks minema, mis on nii tore ja nii elevust tekitav. Nii et vaatame, kuhu see vlog meid siis omadega viib. See on kobras. Okei. Kobras. Jah. Mul on mingi uus statiiv ja ma ei saa absoluutselt aru, kuidas ma saan teid selle statiivi peale panna. Just niimoodi, et kukuks kohe pikali.
seisate püsti, jah? Okei, super. Nii, me alustame sellega täna, et me teeme emmale hommikusöögi valmis. On ju? Ja kuna emma enne ma alustasin ühe banaani söömisega, siis minu meelest ei ole midagi toredamat kui see, kui saab uue nädala alguses kasutada ära kõiksugu jäägid, eelmise nädala leftoversid. Nii et me üritamegi täna planeerida toite selle järgi. Kuna ma pean täna tegema Selverit tellimuse, siis peab väga kriitiliselt üle vaatama kõik, mis meil seal külmkapis on ja planeerima toite selle järgi ja kuna Nils nüüd läheb ära ka, siis tegelikult on mul isegi lihtsam planeerida endale ja lastele, sest et kui on nagu mina ja lapsed, siis on veits süke girl dinner nagu vibe. Sööme mingeid väga lihtsaid asju. Aga sellest ülejäägi banaanist me teeme niimoodi, et teeme selle banaani puruks. Siis ma panin siia sisse ühe muna. Siis me paneme siia sisse grammikese jahu ja väga väikse törtsu piima. Ja me teeme ühed väikesed banaanipannkogid. Ma siin hakkasin juba laisklema jääma. See tähendab seda, et kui emma sõi, siis panin siin peale selle maskisaate finaali korduse. Ma ei ole mitte ühtegi maskisaate osa vaadanud ja mõtlesin, nüüd võiks vaadata. Siis siin mahtisin seda ja siis kui see läbi sai, siis hakkasin vaikselt emmat valmis panema ja see temaga kuskile jõudmine lihtsalt. Saad ühe soki jalga, põgeneb. Saad mähku vahetatud, põgeneb. Mul on siin emmale kaasas alati ka väike motivatsioonipakett, mis ma mahkrisse panen. Sest et alguses mingi esimesed paarsada meetrit on nagu jee, lahe, kiire hoog. Ja siis hakkab vaikselt mingi okei. Ja edasi. Nii et see jooksmine on ka siuke paras meelelahutus programm tema jaoks. Tavaliselt me teeme niimoodi, et kui me lähme jooksma, siis ma jooksen kuskil mänguväljakule, siis ta saab see mängida, aga praegu on nii ilma õues. Et sa pean kaasa võtma mingid topelt-joped ja värgid, et saaks seal mänguväljakul nagu seisma jääda, sest kui sa jooksed, sa lähed higiseks ja saab külm. Nii et ma arvan, praegu lihtsalt teeme mingi väikese 3-kilomeetrise ringi. Ma oma haigete põlvedega niikuinii väga palju rohkem ei tohikski. Nii et kas lähme emma või? Lähme jah? Kus vanker on? Lähme võtame kuurist vankri. Jah? Saimegi täpselt 3,5 kilti tehtud. Ja mingi 3800 sammu. Arvan päeva alustuseks on see ok. 10 000 on nagu ammu ditšinud. Sest et väga tihti seda lihtsalt ei juhtu siin laste ja nende treenide ja kooride kavade kõrvalt. Aga selle 3,5 kildi pealt on ka juba see, et mul ikka põlvega midagi natuke tuksis. Üldse siin, tead nimest peale seda, kui ma 35 sain, siis palju hädasid on. Ma septembris kukkusin põlve peale ja mul siiamaani üks koht väga valutab suht kogu aeg. Ja ma olen üritanud talle hästi veel puhkust anda ja ise käisin võimelda ja värki, aga midagi on seal natukene ikkagi tuksis. Nii et mul ongi nüüd see kuu, ma lõpuks bronisin endale füsio aja ja lähen vaatan, mis see füsio räägib või kas peaks minema äkki mingi röntgeni tegema. Sest ma käisin ühe oma teise jalaprobleemiga just ortopeedi juures, kes ütles, et tegelikult ta soovitaks röntgenit teha, kui nii kaua see põlv juba valutab. Ma ei tea, kes mäletab, siis ma eelmine aasta siin kurtsin, et mul parema jalaga on ka näiliselt nagu närviprobleem, et jalg valutab kogu aeg, sähvatab mingit närvivalu ja ma olen nüüd 1,5 aasta jooksul käinud kõikvõimalikel maailmauuringutel selgroost kuni varbaotsteni välja, mul kõik uuritud, pildistatud, vaadatud, mingi kontrastainet sisse lastud, lihtsalt kõike. Ja keegi ei suuda tuvastada, mis see on ja tegelikult see ongi hullult nagu mott maas olnud, sellepärast, et teate seda ütlust, et sul võib olla 99 probleemi, aga kui üks nendest probleemidest on tervis, siis ainuke probleem on sul terviseprobleem. Nii et ma tegelikult eelmine nädal oligi siin see, et käisin ortopeedi juures ja
lootus oli, et peale viimaseid uuringuid tuleb vastus, mis saab, et mis see on ja täiesti juba tunduski, et oleme jälile jõudnud ja siis selgus eelmise nädala uuringust, et ikkagi ei ole selge, milles probleem on ja ortopeed ütles, et ta ei tea ja ta ei oska mind ka enam kuskil edasi suunata, nii et ma tahtsin tegelikult hakata vlogima oli eelmine nädalavahetus, ma olin nii elevil, mõtlesin, et issa, ma saan lõpuks oma vastuse, ma olen nii positiivselt meelestatud, ma tahan nädalavahetuse vlogi teha ja siis ma käisin seal arsti juures ära ja sain need halvad uudised ja see tõmbas mul nagu moti nii maha, et ma olin lihtsalt paar päeva mingit täiesti nagu masekas konkreetselt. Ma ei teagi nüüd, mis sellest edasi saab, et eks ma pean jälle hakkama edasi uurima, et kuna mul on nüüd selle ühe ja sama jalaga on nagu 2 asja korraga, et siis ma ei tea, ma üritan vähemalt selle põlveprobleemi korda saada, et ma saaksin sportida normaalselt ja siis mõtlen edasi oma selle närvivaluga, et kuhu, kelle juurde. Esimese suure projektiga saime ühele poole, ehk siis saime pesus käidud ja kuna me neid kõiki asju teeme koos, siis see kõik on selline üsna pikk protsess, aga mimest nagu vann on üks selline life hack väikeste lastega, et kui sul on keset päeva juba nagu täielik ahastus ja nad ei taha mitte midagi enam, neil ei sobi midagi ja sul on mingit tegevust vaja, siis lihtsalt pane nad vanni ja on vähemalt pooleks tunniks sisustatud nende aeg. Ise pead küll seal juures passima, aga vähemalt neil on põnev. Aga kuna tegelikult kell on juba 11:30, siis on nagu täiesti üle sellest ajast, kui peaks hommikusööki sööma, nii et ma hakkan ruttu seda tegema ja mul täna siuke tunne, et tahaks mingit soolast hommikusööki. Nii et mul on siin munad ja mul on siin soolakurgi ja tilliga kodujuust, nii et ma teen seda ja ma olen üsna kindel, et tema tahab ka süüa, sest et tema hommikusöögist on juba tükk maad aega möödas. Söögist rääkides, siis siin viimasel ajal on tulnud sellele natuke rohkem tähelepanu pöörata. Sellisel põhjusel, et ma lõpetasin 2 nädalat tagasi ära imetamise ja ma kohe peatun sellel teemal ka pikemalt, aga üldiselt on niimoodi, et kui sa lõpetad imetamise ära, siis su keha vajab oluliselt vähem kaloreid, sellepärast et imetades kulutab naine keskmiselt 400-500 kalorit päevas rohkem puhtalt siis selle piima tekitamise ja imetamisega. Sa oled harjunud sööma mingit kindlat kogust päevas ja kui sa enam ei imeta, sa pead tegelikult seda kogust natukene vähendama ja natuke nagu reguleerima seda toitu, mida sa endale sisse paned. Ja see kõik lihtsalt tähendab siis seda, et tegelikult juba tükk aega enne seda, kui ma teadsin, et ma hakkan imetamist lõpetama, ma natukene rohkem nagu jälgisin neid toidukoguseid, mida ma sõin. Et see on küll iga päev erinev ja ei pruugi alati õnnestuda, aga nüüd peale imetamise lõppu. Ma lihtsalt üritan süüa natukene rohkem süksid valgurikkaid tooteid, millele ma tegelikult muidu ei ole mitte kunagi tähelepanu pööranud. Sellepärast, et valgurikkad asjad hoiavad sul siis kõhtu natukene kaamiliselt täis. Ja minu meelest on see, et kui sa oled kodus, et siis on nagu kogu aeg lihtsalt ma võiksin midagi snäkkida ja süüa ja see tuleb nagu nii loomulikult kuidagi, et passid siin ja siis muudkui tahaks nagu mugida igasugust head ja paremat. Aga imetamisest siis üleüldiselt ka nii palju, et mul on mõlema lapsega olnud see õnn, et imetamine on olnud pigem siuke lihtne, hästi loomulik teekond ja alati hästi tänulik olnud selle eest. Ja Nikolase ajal oli see, et ma lõpetasin ära imetamise kuskil aasta ja 1 kuuselt, sellepärast ta magas hästi kehvasti öösiti. Ja siis ma ei tea, olin aru saanud, et kui sa lõpetad imetamise ära, et siis nad hakkavad hullult hästi nagu magama öösiti. Aga tegelikult see ei olnud üldse nii, et sealt läks ikka veel mingi, ma ei tea, 1,5 aastat vähemalt minu meelest enne, kui ta normaalselt magama hakkas. Aga nüüd emmaga oli siis see, et kuna ta oli mu teine laps ja kui sa tead, või kui sa oled nagu plaaninud võib-olla mitte rohkem lapsi saada, siis kõik asjad sul selle teise lapsega on nagu tema esimesed, aga sinu viimased, ehk siis siuke mega bittersweet, absoluutselt kõik asjad, mingid hammaste tulekud, kõndimine, imetamine, nagu kõik lihtsalt, mis selle lapsega seondub, on tema esimene ja teoreetiliselt sinu viimane.
ehk siis oligi see, et nimetamine oli meil nagu hästi tore ja mugav ja mõnus protsess, et mul ei olnud kunagi nagu otsest sellist vajadust, et ma nüüd peaksin lõpetama hakkama kindlasti. Ja siis, kui see aasta kätte jõudis, ma mõtlesin, et okei, noh, mingi aeg selle aastanumbri sees ma ilmselt peaksin lõpetama. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, millal seda teha ja lihtsalt lükkasin seda edasi, sest mul lihtsalt ei olnud nagu otsest vajadust selleks. Ja see ei muutunud kuidagi meie jaoks nagu ebameeldivaks, ta ei olnud nagu obsessiivne sellega, vaid see kõik oli nagu hästi mugav ja tore. Ja eriti kuna me olime ka reisidel, siis lennukis on väga palju lihtsam, kui sa imetad last. Aga nüüd, kui ta sai 1 aasta ja 8 kuud, siis me võtsime selle ikkagi lõpuks ette. Ja meil oligi hästi hea võimalus seda teha niimoodi, et kuna ma pidin minema Soome Lotto sünnipäevale, siis ma olin siis 2 ööd Eestist ära, siis me selle ette võtsimegi ja see läks nagu nii lihtsalt, kuigi ma arvasin, et see läheb meil väga keeruliselt, sest et Emma on juba nii suur, kui me seda lõpetame ja ta kindlasti on hästi teadlik ja tahab ja küsib ja et ma hullult kartsin seda, aga tegelikult see läks kuidagi nii leebelt. Ilmselt just sellepärast, et kuna ta oli nii suur juba ja ta ju ei vajanud seda absoluutselt enam, et see oli tema jaoks lihtsalt selline turvaelement nagu. Et Nikolase ajal see oli kindlasti palju keerulisem, sest tema oli nii väike ja ema jaoks on see nagu südant lõhestav igatepidi, on ta suur või väike, on ju. Et ma ütlekski, et mõlemal korral on see minu enda jaoks olnud nagu palju raskem kui laste jaoks. Et praegu oli ka see, et kui ma tulin Soomest tagasi, siis ikkagi siin mitu päeva nutsin ise ja siuke hästi nagu süda ikka veits murdus, ma ütlen ausalt. Aga see läks paari päevaga üle ja raske ongi selle juures ju tegelikult see, et ta on nagu emotsionaalselt keeruline, aga tegelikult ta on nagu füüsiliselt ka päris valus, sest et see piim ju tuleb kogu aeg peale. Ja see oli ikka nädal aega siuke päris piinarikas. Nüüd on sellest möödas natuke üle 2 nädala ja nüüd ma tunnen, et olukord on nagu normaliseerunud. Ja kuna Emma on nüüd nii suur, siis ongi hästi huvitav mul võrrelda 2 erinevat kogemust, et tema tõesti hakkaski öösel paremini magama. Meil on nüüd missioon vennale kooli järgi. Emma vaatab ilusti rehvid üle. Kõik on vahetatud. Võime minna. Ühesõnaga trenniriided on meil kaasas. Ja putsad ja terve hunnik snäkke, sest et koolipäeva ja trenni vahele jääb väga väike aeg ja meie kõige suurem missioon praegu on see, et jõuda Nikolast trenni viia ja koju tagasi niimoodi, et Emma ei jääks autos magama. Pakkuge 3 korda. Kas õnnestus see, et ta ei jää autos magama? Muidugi mitte, aga praegu läbi suure kisa ma sain ta ikkagi vankrisse ümber tõsta. Loodan, et ta nüüd jääb sinna magama ka. See on alati nagu nii suur risk, kui ta tuleb ümber tõsta. Minu seis on nüüd aga selline, et ma olen jälle köögis. Ma eeldan, et mul on siuke 1,5 tundi aega, on ju. Oleks vaja teha valmis lõuna / õhtusöök ja vaadata üle need selle kuu sotsmeedia projektid. Kõik klientidele teha plaanid, kavad kokku. Aga enne seda oleks meil mõistlik podisima panna söök ja kui ma vaatan, mida süüa teha, siis eelmisest nädalast on meil alles siin köögivilju. Siis on mul siin mahe rohuveise hakkliha ja 0,5 pakki sellist tomatipastat. Nii et ma arvan, et ma panen selle kõik podisema koos sibula ja küüslauguga ja teen sellise guljaši-laadse toote nagu, ainult et siis hakklihaga ja meil on eilsest alles kartulipudru, nii et need on omavahel kokku taldrikul ja ma arvan, et on suurepärane õhtusöök valmis. Seda, kui poisid koju jõuavad trennist ja Emma üles ärkab, siis ma tahan siia töö tegemise kõrvale rahulikult ära süüa ka lõunasöögi, mis sai valmis.
Selles suhtes on see hakklihaga guljaši tegemine tore, et see saab oluliselt rutem valmis kui päris guljaš, mida sa siis teed kas näiteks veiselihaga, on ju. Et see veiseliha tahab nii kaua podiseda, et ta oleks ikka mõnusalt pehme. Et see veise hakkliha sai palju kiiremini valmis. Ja ma tahan proovida, kuidas see üllitis meil siin välja tuli. Väga siuke maitseküllane. Kuna mul oli see tomatipasta, vist oli see tomatipasta, millega tehakse pitsat, ehk siis seal sees oli vist mingi basiilikut ja värki ka. Ma arvan, see andis juurde. Ma panin kastme sisse ka puljangi kubikut natuke. See kindlasti andis sükest mõnusat soolakust juurde. Nii et jaa, väga hea. Tere hommikust! Käes on teisipäev, kell on mingi 9 hommikul ja tunnen nagu pool päeva oleks juba tehtud. Täna on meil siis hoopis teistsugune hommik kui oli eile, sest et praegu ma olen nüüd lastega siis üksinda paar päeva ja hommikul läksime kõik koos kooli ja oi seda tröösti ilma, mis meil siin hommikul oli. Mõtlesin, et see päev nagu jääbki selliseks ja olin juba valmis, et tuleb täiesti selliste tubast tegevuste päev meil. Hommikul oli nii pime, vihma, lagises alla. Aga nüüd ma vaatan, et päike tuli välja ja tuleb siin plaanid vist natukene ümber mängida. Aga kuna täna on üle pika aja väike iluprotseduur, nimelt ma lähen ripsmetesse, sest siin ei ole ikka mitte midagi enam alles. Mul on vist mingi 4 nädalat vähemalt möödas hooldusest. Ma olen 2 korda pidanud edasi lükkama, ehk siis ilmselt mul on juba mingi 5 nädalat hooldusest möödas. Ja täna oli siis ka see, et kuna Nilseks prompt pidi minema Eestisse ära, siis Nilsi vanemad õnneks saavad tulla ja vaadata lapsi nii kaua, kuni ma ära saan käia, muidu ma oleks pidanud veel edasi lükkama. Aga kuna täna juba sellised iluprotseduurid on, siis panin hommikul natukene ka luuvi seda kuivõli isepruunistavat. Ma olen seda nüüd viimasel ajal kasutanud isepruunistavaks ja see on väga hea. Mulle täiega meeldib see, sest et ta kuivab hästi kiiresti ära. Ma saan teda nagu koos riietega ka panna ja ta on täiesti lõhnatu, mis on nagu what. Sest muidu on ikka see, et need kõik on ikkagi päris tugeva lõhnaga, nii et päris nagu riideid sinna peale ei taha panna. Aga kuna praegu tundub, et veel päris tükk aega on õues vägagi märg sellest suurest vihmasajust, siis me ilmselt nii pea veel välja ei lähe. Seega saate minuga taaskord liituda koristamisel. Mul siuke tunne, et see on nagu ainuke asi, mis on raudpolt kindel, et seda ma teen iga päev. I sing softly to myself. I sing softly to myself. Vaatasin vahepeal, et mul on nüüd täpselt 2 tundi see päevitus peal olnud ja ta on päris selliseks mõnusaks jumeks tõmmanud. Aga hommikuseks sai meil just nüüd söödud, aga kuna mul täna on plaanis teha ahjukana, siis ma pean sellega kohe ahju panema, sest et see võtab mitu tundi aega, nagu ta valmis saab. Ja see on lihtsalt nagu nii tänuväärt söök minu meelest. Sest täna ma teen selle ahjukana, siis õhtul me saame lihtsalt siit süüa seda kana. Ma veel ei tea küll, mis ma sinna kõrvale teen, aga ma tean, et me saame ka homme terve päeva siit süüa. Ma teen siit, ma arvan, homme lastele pastat. Siis mul tuleb sõbranna külla, siis ma teen meile mingit riisi Aasia kaussi äkki selle kanaga. Nii et see on üks väga hea asi. On väga vähe asju, mis meil püsivad niimoodi 2 päeva. Panen selle ahju ära. Ja ta saabki siis täpselt siin paar tundi nüüd küpseda enne, kui ma pean ära minema. Ja siis teistel on siin midagi kohe nosida lõunaks, kui nad siia jõuavad. Ma pidin just šokki saama. Vaatan siin Miiu vlogi, kus ta räägib oma juustest, et ta pole oma juuksuris käinud. Ja ise mõtlesin ka, et käisin viimati juuksuris jaanuaris. Et meeleta välja kasvan. Pluss mul on nüüd siin ees need pikendused, nii et mul ongi nüüd siin mai lõpus siis lõpuks, siis on juba peaaegu 5-6 möödas on mul see, et võetakse pikendused siit eest välja, käin värvin juuksid ilusti ära ja siis pannakse tagasi need siia tukka sisse mulle. Sest praegu on see, et kuna need pikendused on olnud nii kaua peas,
siis põhimõtteliselt iga kammimisega juba nad vaikselt tulevad välja, sest need kinnituskohad ei pea lihtsalt nii kaua vastu. Ja mis mulle just šokki tekitas, oli see, et ma siin tegin oma kulmest, ma hakkan kohe kodust ära minema ja vaatan siis mina siin lähedalt oma juukseid ja mõtlen, et oi, küll on see välja kasv ikka pikk. Ja vaatan, et kas mul kasvavad pea seest välja hallid juuksekarvad või? Oh my god. Minu õnne on vist see, et kuna mul on triibutatud juuksed, siis see vähemalt praegu näeb välja nagu triibutatud juus. Ma olen šokis praegu. Lihtsalt ka nagu. Te olete mu YouTube'i kanalit vaadanud nii kaua, et ma hakkan halliks minema juba peast. Ma olen nii kaua YouTube'i teinud, et ma hakkan juba halliks minema. Ei ole reaalne lihtsalt. Miiu nii hästi rääkis oma vlogi alguses, et ta pole hästi ammu vloginud ja on tundnud, et ei taha vlogida, kui ta ei saa olla nagu päris tema autentne, tema ise, et ta ei saa nagu kõike jagada ja peab mingeid asju hoidma nagu vaka all, mis on sellised hästi frustreerivad ja tegelikult rikuvad hullult su tuju ja masendavad ja morjendavad. Täpselt minu mõtted lihtsalt, et elus tegelikult on ikkagi nii palju asju, millega me peame tegelema, mis ei ole kindlasti üks asjad, mida saab jagada kõikidega. Ja see tõesti on mu võib-olla halliks ajanud. Mul on siuke tunne. Aga nagu ta seal ka ütles, siis tuleb ikkagi mingil määral asjadest üle olla ja muidu lihtsalt elu jookseb mööda. Ripsates käidud. Me tegime täna sellise väga tagasihoidliku looki. Endal ka natukene harjumist vaja, aga tegelikult on täiega ilus. Mul on ikka veel see ise pruunistav ka peal. Tegelikult peaks minema nüüd koju selle maha pesema. Aga kuna lapsed on kodus veel hoitud praegu ilusti, siis ma lubasin neile koju midagi head viia, nii et lähme hüppame kiiresti toodipoest ka läbi. Haarame koju midagi mõnusat selle ilusa päikselise teisipäeva tähistamiseks. Ma sain täna aru, et kui ma panen endale järgmist ripsuaega, mis on põhimõtteliselt 3 nädala pärast, siis ma põhimõtteliselt juba broneerin selle juunikuusse. Saate aru või? Juunikuusse! Kuidas see juhtus nagu? Ilmselt kuna kogu aeg on nii külm olnud ja süke sombune, siis see üldse ei jõua kohale, et juunikuu on 3 nädala pärast. Käes on kaunis päikseline kolmapäev ja me sätime juba õue, pärane mingi 9 hommikul alles. Ja kuna on niivõrd ilus ilm, siis lihtsalt siukene tuju booster, et kui on väga külm, umbes siuke mingi 0 kraadi tundub olevat, siis me ikkagi kohe sätime ennast õue. Ja ma hakkasin mõtlema, et see on ikka täiesti nagu siuke kehaväline kogemus, kui sa saad magada terve öö ja nüüd peale seda imetamise lõpetamist ema ikkagi nagu tihtipeale magab niimoodi terve öö kanti. Ma ise vist küll nagu harjumusest ärkan veel öösel mõned korrad, et kuidagi sisse kodeeritud sulle see, et sa saad küll olla mitu aastat sellise nagu ellujäämisrežiimi peal. Et sa teadki, et sa magad vähe, midagi ei ole teha, sa harjud sellega täiesti ära, sa harjud täiesti normaalselt funktsioneerima niimoodi. Aga siis, kui saabub jälle see aeg tagasi, et sa nagu päriselt saad oma normaalset tund, see on ikka siuke üsna elu muutuv kogemus. Ütleme nii, et nali oli eile minu kulul, kui ma siin plaanisin, et meil jääb sellest suurest ahjukanast nii palju üle, et ma teen lastele pasta, et siis ma teen endale sõbrannale veel süüa, mingit sükest riisikaussi tahtsin teha. See kana põhimõtteliselt hävitati eile täielikult. Nii et ma lastele pastat saan veel teha,
aga kuna mul tuleb nüüd täna sõbranna külla, siis ma hüppasin jälle poest läbi ja natukene täiendasin meie varusid, et ikkagi mingi lõunasöök teha, aga kuna ta juba mingi 20 mintsa pärast jõuab, siis kihutsime praegu tagasi oma mänguväljaku ja jalutustiirult ja ma teen mingid väiksed snäkid meile, sest esiteks mul on endal kõht väga tühi ja siis on kohe hea midagi jutustamise kõrvale närima hakata. Naersime siin sõbrannaga, et kui sa ei ole nii ammu näinud, siis sa suudad umbes 4 tunni jooksul nii intensiivselt ja palju jäppida, et lihtsalt mul nagu huuled on nagu täiesti nii kuivad lihtsalt ja valusad. Aga nagu te siin viimaste päevade jooksul aru olete saanud, siis õhtuti mul väga ei õnnestu siin vlogida, kui ma olen lastega kodus. Sest kui nemad on kodus, siis kogu aur läheb selle peale, et neid toita, lõbustada ja siis hakkabki juba järgmiseks koolipäevaks valmistumine, magaminek ja nii läheb absoluutselt iga õhtu siin argipäeval. Nii et tänaseks ma tõmban siinkohal otsad kokku. Käes on neljapäev ja ma olen erakordselt sätitud võrreldes kõikide ülejäänud kodupäevadega, mis meil siin videos on olnud. Sest et täna ja homme on mul nüüd sellised päris intensiivsed produktsioonipäevad, mida ma siin koos lastega pean kuidagi ära manageerima. Nii et me alustamegi kohe vara hommikul, kell ei ole isegi 9 veel. Ja kuidagi niimoodi see asi siin tuleb ära teha, et annad mänguasjad ette, söögid ette, ise siin kõrval üritab filmida mikriga. Ma mäletan, kui Nika oli väike, siis ta ka tegi siin minuga neid kõiki asju kaasa, nii et tegelikult peab hakkama saama, pole midagi teha. Aitäh! Jesus! Sain tehtud kuidagi, aga aftermath on alati nagu täis kaost lihtsalt. Kõik asjad on mingites suvalistes kohtades. Köögis on kõik vaja ära koristada. Eelmine aasta tegin Instas jaanipäeva paiku ühe kausikoogi retsepti, mis on mu ainukene päriselt viraalne video. Sellel retseptil on mingi üle 200 000 vaatamise. Ja siis see, mis ma siin täna tegin, on nagu kausikook pool 2, ehk siis ma katsetasin nüüd natuke teistmoodi. Välimuselt tuli see väga nunnu, aga ma loodan, et siis maitselt on ka hea, et eks ma pean alati kõik asjad ennem ära maitsma, enne kui ma need kuskile üles saan panna ja öelda, et nii hea, tehke kõik. Aga see tuli minust nii armas, jälle süke ilus suvine retsept. Ma ei suuda ära uskuda, et ma selle kõik ära suutsin orgunnida täna. Kell on 1:30, ma olen juba nii väsinud, kui see päev oleks mingi 12 tundi kestnud, aga ma tunnen ennast siiski nagu imeinimene, sellepärast et algselt oli plaan, et Nikolasele jääb täna jalkatrenn vahele, sest et mul on vaja kodus teha tööasju, aga läbi kõikide katsumuste kiuste ma sain hommikul kõik produasjad tehtud ja nüüd ema jäi just tagapingil magama, Nikolas läks trenni. Mul läheb pakas kaasas ja mul on umbes siuke tunnike monteerimisaega siin. Nii et lõpuks kõik ikkagi lahenes. Ja see on lihtsalt see tänane päev, mis on nagu nii siuke mental. Aga ma tean, et kui kõik on tehtud, siis tunne on lihtsalt 10/10, sellepärast, et siis on kõik tehtud. Ja siis
juba natuke aega ei pea midagi tegema. Nagu Nikolas ütleb siis, oh my god. Ehk siis, yes, me oleme omadega kodus. Ja ma tundsin peale oma tööülesannete lõpetamist, et ma olen nii tubli olnud ja lapsed olid ka nii tublid oma trennide ja magamiste ja asjadega, et me käisime veel kohvikus. Natukene kostitasin meid seal mõnusate kohvikuroogadega, nii et ei pidanud tulema koju kohe ise süüa tegema. Ja nad olid seal ka nii tublid. Me käisime Luka restoranis, kus on hästi hea suur mängutuba, nii et siis said seal mängida ja vahelduva edu ka süüa. Aga ma tulin koju ja mul on tulnud üks tore pakikene. Mul käis siis täna külas Kelly What the Face'ist ja tõi mulle emadepäeva puhul paki. Te nägite neid lilli ka. Ja need lilled olid nagu nii ilusad selle vaasi sees, et ma alguses vaatasin, et on kunstlilled. Ja ma praegu vaatasin, need on lihtsalt nagu nii erksates toonides lõikelilled, et lihtsalt väga lahe. Aga ühesõnaga, siin on siis What the Face'i pakike. Ma ei ole nende juures veel käinud. Mul on nende üks kinkekaart olemas. Nii et ma tahan kindlasti nende juurde minna, sest et ma ikkagi natukene veel vaevlen selle nagu lõualuu pingete ja selle hammaste surumise käes, nii et mõtlesin, et peaks nende juurest veel käima. Ja ma olen täiesti unarusse jätnud ka selle, et ma tegin ju siin enne neid reise ja kogu seda rutiini lõhkumist, ma tegin seda näo guašaatamist. Ja mulle saadeti selle jaoks ka tegelikult üks spetsiaalne näoõli, sest et ma kurtsin ju, et ma tegin mingi näokreemiga seda ja mul on see täiesti unarusse jäänud, aga ma plaanin selle uuesti üles korjata selle harjumuse, sest tegelikult see oli väga mõnus süke väikene hetkeke, mida sa pead võtma nagu endale ja natukene teha midagi enda heaks. Aga läheme nüüd siin paki juurde. Siin paki peal on kirjas Nuori. Mul ei ole aimugi, mis asi see on. Nii et vaatame siia sisse. Meie lemmiku looduskosmeetika brändi Nuori poolt valisime sul välja 4 toodet. 2 kõige populaarsemat neist on puhastusvahte spreitonik. Seekord sooviksime sulle eriliselt tutvustada just Supreme Moisture Mask ja A+ Infinity Serumit. Sügav niisutav mask. Ja kõige rohkem ootame loomulikult ka endale küll, et saaksime sind poputada. Nii et ja, selle ma pean ikkagi ette võtma, et nende juurde kindlasti jõuda, aga vaatame vist neid tooteid. Ma olen näohoolduses nagu nii halb, aga siin just mõni aeg tagasi tegin koostöö raames Max Factoriga sellise natuke deep dive'i 35+ näonaha eripärade kohta ja hakkasin mõtlema siis täpsemalt, et kuidas on ka minu meigirutiinid ja toodete valikud muutunud näiteks viimase 10 aasta jooksul ja no ei ole midagi teha. Emma krõbistab siin. Ei ole midagi teha. Ei ole midagi teha, et see 35+, no ta ikkagi muudab näonahka ja nahk vananeb, me ei saa midagi selle vastu teha, et lihtsalt siis kasutadagi lihtsalt mingid väga häid toitvaid, looduslikke, heade komponentidega tooteid. Nii et väga-väga põnev. Meil on siin siis selline tooner. Siis on siin selline näopuhastaja, üleöö mask ja What the Face'i kinkekaart. Väga lahe. Ma võtan plaani selle, et ma lähen sinna ja kui ma lähen, ma võtan teid ka kaasa. Sest et nii palju, kui ma püütidete videot olen näinud, see on päris, võib nagu humoriks välja näha, kuidas nad seal siin mudivad ja teevad, aga pidi juba mõnus olema, nagu ma näinud olen ja kuulnud. Aga teate, ma tõmbasin tänaseks otsad kokku, sest ma näen mul juba kaameras kõik asjad vilguvad. Ta on nii tühjaks viimse piirini tõmmatud, kui vähegi võimalik selle 4 päevaga. Nii et aitäh, et sa vaatasid ja egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos.